Mina olen Meris Velling, vandeadvokaat ja kirglik inimõiguste kaitsja. Ma olen Eesti Inimõiguste Keskusega teinud koostööd tänaseks üle 5 aasta ja tegelenud siis väga mitmete selliste erinevate strateegiliste kohtukaasustega, millel lõpptulemine on ühiskonnas suurem ja laiem mõju kui ainult selle ühe inimese jaoks, kes siis kohtusse sattunud on. Strateegilisel hagelemisel on väga oluline ja laiem mõju siis tegelikult meile kõigile, sest selle tulemusena Eesti ühiskond tervikuna siis muutub tolerantsemaks, teadlikkus inimõigustest ja põhiõigustest kasvab. Ja need inimesed siis, keda me oleme strateegilise hagelemise kaudu aidanud ja keda Inimõiguste Keskus on kohtu teel toetanud, on olnud kas siis inimõiguste rikkumise ohvriteks riigi poolt või nad on sattunud sellisesse olukorda, kus nad on püüdnud teiste õigusi ise kaitsta ja neid on selle eest nii-öelda hagidega kohtu kaudu rünnatud või siis inimeste, kes on olnud rikkumiste ohvriteks näiteks kas koolis või töökeskkonnas ja ainuke võimalus, kuidas nad üldse on saanud iseenda õigusi kaitsta, on siis sellisel viisil, et nad on saanud tuge Eesti Inimõiguste Keskusest, kes siis on aidanud ja toetanud neid kohtus ja kohtuteel. Eesti Inimõiguste Keskus on nagu ainukene valitsusväline organisatsioon ja vabaühendus, mis täna strateegilise hagelemise kaudu, kaitstes samal ajal üksikinimesi, aitab kohtuvaidluste kaudu muuta siis kas seaduste kohaldamise praktikat või lihtsalt kaitsta üksikisikuid rikkumiste eest, et mitte ühtegi teist vabaühendust täna Eestis ei ole, kes toetaks üksikisikuid kohtuteel olukorras, kus nende põhiõigusi, inimõigusi on rikutud.